miks mingid kreemid hakkavad naha peal nii koledasti kipitama? See on väga hea küsimus. Tõepoolest osad tooted hakkavad kipitama ja see ei pruugi olla halb märk. Sellepärast, et kipitama tihtipeale hakkavad need tooted, kus on palju aktiivaineid. Kipitama võivad hakata need tooted, mida teie nahk varem ei ole tundnud. Ehk et kui te olete vahetanud oma kreemi või seerumit, siis, ja see kipitus tuleb teil sellega seoses, siis see võib olla see, et teie nahk tahab harjumist. Harjumine, kui pikk see on? 1 nädal on selline hästi optimaalne. Kui see kipitus on väga tugev, siis, aga te olete just ostnud uue toote, siis ma soovitan, tehke nii. Pange seda kreemi üle päeva või üle õhtu, olenevalt siis, kas teil on päeva või öökreem, ja pange seda siis sellele piirkonnale ainult, kus ta teil kipitama hakkas. Ja kui teie nahk sellise rütmiga harjub ära, siis kasutage igapäevaselt. Nüüd teist laadi kipitus on see, mis juhtub kuiva naha puhul. Eks kui nahk võib olla kuiv, võib olla niiskusvaene, aga kuivas nahas on liiga vähe rasu. Ja kui me mõtleme, et vähe rasu, järelikult kreem läheb ju hästi ruttu naha sisse, siis kuiva naha puhul see nii ei ole. Vastupidiselt te tunnete ära, et teie nahk on kuiv, siis kui tooted ei imendu. Ja sellisel puhul võib ka hakata toode kipitama, aga samamoodi see peab üle minema paari päevaga ja seal ei tohi olla muid sümptomeid. Ehk et kui tekivad mingid sellised väga tugevad, kõige tugevam reaktsioon, mis saab kreemiga tekkida, on põletustunne ja paistetus, siis need on need märgid, et seda toodet ärge enam isegi katsetage, vaid see las minna. Aga kui on sellised väiksemad ärritusnähud, kipitused, täpid, kerge punetus, siis see pigem näitab, et olete saanud midagi uut ja see uus pikast perspektiivis võib olla väga hea.